Ma arvan, et sul ei saa olla maailma parimat toodet, kui sul ei ole väga häid inimesi. Pead leidma inimesed, kes tahavad sellist kasvu teha, tahavad mõelda sellisel levelil, ehitad mingi Eesti asja ja see on võib-olla väga suur viga. Sa pead ikkagi kasvama kordades. Tere, mina olen Karmen. Ja mina olen Reet. Tänases saates on meil külas 2024. aasta Startup auhindade fintech ettevõtte ja asutaja kategooria võitja Martin Sokk. Lightyeari ehitamine on olnud pigem vastupidine tavapärasele startupi ehitamisele ja eelmises saates meil käis ka külas Linda Võõras Karma VC'st, kes tõi esile Lightyeari kui eduka tiimi ehitajana. Ja täna saame teada, millistel põhimõtetel on üles ehitatud Lightyeari ja kuidas te seda nii edukalt olete teinud. Tere tulemast, Martin. Aitäh kutsumast. Väga põnev, Martin. Meie oleme koos väga head ettevõtet Wise'i omal ajal ehitanud ja ma tean, et sa oled hästi toote inimene läbi ja lõhki, teinud igasugused erinevaid asju. Täna me hakkame rääkima rohkem inimestest, nende värbamisest ja juhtimisest. Ma ei tea, mina olen seda meelt igal juhul, et sul võib olla maailma parim toode. Ma olen nõus, Lightyear on üks nendest, ise olen ka kasutaja ja väga fänn, aga sul võib olla parim toode, aga sul ei ole neid õigeid inimesi, siis sa seda võidusõita ei võida või mis sa arvad? Jah, ma arvan, sul on õigus, et kui sa siin juba Wise'i välja tõid, et siis Wise'is ma ka mingi hetk võtsin inimeste tiimi juhtimise enda peale just täpselt selle põhimõttel, et kui sa ei ma arvan, et sul ei saa olla maailma parimat toodet, kui sul ei ole väga häid inimesi, et seal on hästi palju nüanssi lõpuks, aga see toote ehitamine on võrdlemisi raske ja kui sul ei ole inimesi, kes oleks sinuga, mõtleks samal kiirusel, samal skaalal, tahaksid sama asja teha, siis läheb palju raskemaks. Ja, ma arvan, et siin üks fakt juba tuligi välja, et sa oled inimeste tiimi või HR-tiimi juhtinud siis Wise'is, aga võib-olla veel enne, kui me päris sisuliseks läheme, mõni asi, mida meie tänane kuulaja võib-olla sinu LinkedIn profiilist välja ei loe, midagi põnevat. Need on alati keerulised asjad, et ma ei tea, mida kuulaja minu kohta teab. Aga sa nüüd küsisid seda ja siis ma mõtlesin, et ma arvan, et üks asi, mis oli minu jaoks võib-olla asi, mida sa kõik teavad teoorias oma peas, aga sa mingi hetk võib-olla materialiseerub päriselt sinu jaoks ka ära ka, ma töötasin kogu aeg Eestis väga edukates ettevõtetes, ma töötasin Hansapangas, Swedbankas, Eesti Energias, tegid olulist asja Eestis, suurimad ettevõtted Eestis, kõik oli tundus, et sükene tipp, aga siis ma liitusin Wise'iga, kus oli mingi 10 inimest tööl ja siis sa saad aru, et sellel 10 inimesel on ambitsioon palju suurem kui võib-olla Eesti suurimatel ettevõtetel ja see liikumiskiirus on suurem ja see skaala ja see võimalus ära teha asju on suurem, et see oli müstiline, et ma alguses kohkusin korraks ära, mõtlesin, et kuidas see võimalik on, aga siis sa saad aru, et Eesti on päris väike, et sul on tegelikult maailma tasemel on päris palju võimalus asju ära teha, aga sa pead mõtlema päris suurelt selleks, et need asju ära teha, et siis sa oled oma elus teinud palju karjääri, Eesti palju töökohti vahetanud, jõudnud kuskile kohta, aga siis see lööb sul natukene pikali ja siis sa saad aru, et kõik need asjad, mida sa ümberringi vaatad, on ägedad, et sa saad ju neid teha, et sa ei pea mõtlema, et kuskil on mingid inimesed, kuskil on mingi elon, kes teeb midagi, et mine tee ka, et mis sind siis takistab, et tegelikult ei olegi takistad, sa lõpuks ise ennast takistad läbi selle. Ma just mõtlen, kas mina olen vana või kuidas, minu meelest me oleme suht ühel aastal sündinud Hansapangas. Jah, kas sellel ajal või sa juba tegid tööd, kui oli veel Hansapank? Ma liitusin Hansapangaga siis hästi palju asju juhtus korraga, sest ma mäletan umbes 2-3 aastat selles ettevõttes juhtus see, et ma vahetasin 6 korda ametit, Hansapank muutus Swedbankaks ja kroon muutus euroks ja siis kõik need asjad toimusid ühel ajal, et see oli päris siuke põnev aeg. Okei, väga äge. No ilmselt see kärsitus ja see asja ära teha juba oligi sellest, et sa 6 korda vahetasid positsiooni, et see juba sinu sisemises ikkagi oli midagi. Kusjuures oli hästi põnev, et ma alustasin Hansapangas kõige madalamalt pulgalt, ma läksin sinna IT-tukke, et aitasin inimestele, et arvutid on katki või mingi klaviatuuri tööta, siis läksin aitasin neid teha. Mis ma siis avastasin on see, et mis veel oli, majanduskrahh oli samal ajal, et siis sul on sükene situatsioon, kus kui sa oled seal IT-toas, tuleb sisse öeldakse, et
mäletan, mis see 8. korrus, et seal on arvutid katki, see tähendab, et see on juhtide korrus, siis kõik kutid kadusid ära, et keegi loomulikult ju minna ei taha sinna, sest kõik on nii kiire, aga kui see on nagu midagi on katki, siis sa saad selle vastu päid ja jalga ja mis iganes. Aga siis ma mõtlesin, et mis kohas on sul võimalik istuda Eesti suurima panga juhatusega ühes ruumis, võtta see juht, panna nagu klienditooli peale, ise istuda juhitooli peale, installida talle Windowsi. Nüüd on sul pool tundi aega küsida, mis iganes küsimusi sa tahad. Et sul on võimalik intervjueerida siis Eesti tippjuhte. Ja siis ma veetsin päris mitu kuud, tegin neid asju seal korda ja siis küsisin, et kodus lugesin raamatust, et nagu mis erinevate kriiside ajal on toimunud, siis küsisin, mis siin toimub. Ja siis nagu hästi põnev oli, sa saad nagu otse, nagu podcast, sa saad intervjueerida inimesi ja see oli väga äge kogemus. Ma sain väga palju teada, kuidas pangandus töötab ja kuidas inimesed mõtlevad ja miks nagu mõtlevad. Läbi selle ma jäin kellelegi silma ja siis nagu päris kiiresti viidi mind mingisse järgmisse nagu positsiooni, et mul oleks võimalus nagu rohkem teha ja siiamaani päris palju sõpru nagu sellest asjast, et tihtipeale tulebki välja, et nagu, kui sa lahendad neid erinevaid keerulisi olukordi, siis isegi kui sa nagu, kas sa saad hakkama või ei saa hakkama, sul nagu vahet ei ole lõpuks, et siis kui sa oled see inimene, kes käib ja lahendab neid ja proovib neid korda teha, siis sa saad tugevamaks, teised sa jääks silma ja siis sa liigudki edasi, et eks läbi selle siis liigudki. Väga kihvt. Kuule, aga elu põhimõte veel, mis sind võib-olla kannab või edasi viib? Ma ei tea, mul ei ole tõenäoliselt väga mingit selget elu põhimõtet, mul on prioriteedid, et number 1 prioriteet on mina, number 2 on mu laps ja pere ja number 3 on töö, et alustame sellest. Okei. Aga läheme siis täiesti algusesse Lightyeari vaatest, et kui me kuulajatest on kedagi, kes veel ehk ei tea, mis on Lightyear, siis kuidas sa sellele kiiresti ülevaate annaksid? Me ehitame Lightyeari selleks, et kõik inimesed investeeriksid. Kas te investeerite? Sina investeerid, sa ka investeerid. Enamus inimesed Eestis ei investeeri, enamus inimesed Euroopas ei investeeri ja see on päris suur probleem. Ja see probleem on suur sellepärast, et inimestel puudub finantskindlus. Et sul on inimesed, kes jäävad pensionile, nagu elukvaliteedi tõsine muutus, kuna nad ei ole ise kasvatanud oma vara. Sul on inimesed lahutavad, jäävad üksikuks ühel teisel moel, sul puudub kindlus sealt olukorrast edasi minna, tekib hästi palju probleeme. Finantsprobleemid on väga tüütud, sest kui sul ei ole ikkagi võimalust nagu osta süüa või maksta üüri, siis see on nagu valus nagu situatsioon, et see on nagu päris valus asi, et see, et sa nagu jääd reisile minemates, võib-olla nagu vahet ei ole lõpuks. Tahaks, et see olukord nagu paraneks. Täna meil kipume säästma raha. Me oleme hästi palju on meile öeldud, et säästke. Jama on selles, et kui sa säästad raha, siis see kaotab väärtust. Et täna me näeme väga hästi, et siin viimase paari aastaga inflatsioon on laes olnud, kõik hinnad on kallimaks läinud, meie säästud, võib-olla see raha on täpselt sama suur, nagu numbriliselt, see raha jõud on palju väiksem, sul on, ma ei tea, korterid 2 korda kallimaks läinud, et kui sul oli 100 000 ja tahtsid korterit osta, siis täna juba läheb keerulisemaks jälle sellega, et nagu tahaks, et see raha töötaks ja kui sa investeerid seda maailma turgudele, siis pikaajalise horisondis see on nagu väga selge trend, et see töötab ja kasvab, et sellega on sul võimalik raha teenida. Et see on väga hea tööriist inimestel siis tekitada see finantskindlus ja me teeme seda Eestis ja ka 21 riigis veel, et me oleme täna opereerime 22 riigis ja erinevad riigid on natuke erinevad, aga suures plaanis see plaan on ikka sama, et kuidas me saame inimesed investeerima. Okay. Ja kui suured üldse täna olete tiimi mõttes? Meil on kuskil 65 inimest täna. Okay. Ja need jaotuvad siis Eesti, UK ja... Meil on 2 kontorit, üks on Inglismaal, teine on Eestis. Umbes 1/3 on UK-s ja 2/3 on Eestis. Väga kihvt. Lähmegi sellesse tiimi juurde siis rohkem sügavuti sisse, sest et te alustasite Lightyeariga kohe, nii Eestis kui UK-s ja üleüldse te olete teinud seda ehitamist tavapärase iduettevõttele veidi teistmoodi, et kui tavapärast tehakse build fast ja break things, siis teie läksite üsna sellise kindla teadmisega, millist tiimi ja kuidas te lähete ehitama, et võib-olla sa räägid sellest taustast, et miks te otsustasite hakata kohe palkama väga kogenud inimesi ja millest selline julge otsus? Jah, ma arvan, et siin on palju erinevat nüanssi, aga alustades sellest, et
me teeme nagu tehniliselt võrdlemisi keerukat asja, seal on, sina tegeled inimeste rahadega, sul on hästi palju kohustusi, regulatiivseid kohustusi, klientide ees kohustusi, need süsteemid peavad toimima väga paljude niisuguste võrdlemisi keerukate lahenduste ja asjadega, lihtsalt see kogu maailma keerukus, mida me ehitame, on päris suur. Ja selles kohas on kindlasti sul lihtsam alustada, kui sul on inimesed, kes on juba seda kogemust teinud, et mõned asjad on nagu, sa ei taha alguses valesti teha, et finantsmaailmas, et Wise'iga ka, et alguses tegime mingeid asju ja teed lihtsamalt, aga pärast on see, et sa kulutad ikka 3 korda rohkem aega, et seda ümber teha korda, et see on nagu seda remontida lennukit lennu ajal on ikka keeruline. Et kuna me teadsime selgelt, et see probleem on väga olemas, me teadsime, et see lahendus peab tekkima ja me teame, et see on päris palju on vaja alguses ehitada selleks, et saaksid üldse minna laivi. Et me kahjuks ei ole lahendus, kus me saaksime ehitama äpi ja paneme laivi, vaid meil kõigepealt läheb 9 kuud, et litsentsid saada ja selleks, et litsentsi saada, sul peab päris palju raha olema, selleks, et seda raha saada, sa pead värbama mingid inimesed, kes on väga kallid, et kellel on kogemus, muidu saa seda litsentsi ja siis see kõik see rada läheb, et siis on nagu mõistlik juba nagu teha seda nagu pigem kogenud inimestega ja seal maailmas sa saad liikuda väiksema tiimiga kiiremini kui suurema tiimiga, et sa ehitad väga neid asju, mida on täpselt vaja, mitte nagu ei viska kõiki vastu seina vaadata, mis kinni jääb sinna. Et loomulikult on erinevaid viise, meil täna ei ole enam kõik nagu kogenud inimesed, meil on ka nagu noori inimesi, aga meil on ikkagi suhteliselt nagu selge kriteerium, kuidas me mõtleme inimestest ja miks nad meiega täna kaasas on. Murra küsin siia vahele, et kui palju võib-olla mängib rolli see sama Wise'i kogemus, et sa ütlesid, et alguses nagu 10 seal hakkasite tegema, et see enesekindlus nüüd täna all in minna, et kui see oleks Wise'i kogemust poleks, et kas sa siis oleks jalg väriseks rohkem või? See on nagu keeruline öelda, et mul on see olemas, aga ma arvan, et sa Wise'ist oled saanud mingi nagu teadmise, kuidas mingid nagu globaalsed maailmad toimivad, sul on mingi arusaamine, mis vaja teha on, sa juba tead võib-olla seda finantsmaailma kõhust rohkem kui eelmistest organisatsioonidest. Et sa nagu näed kogu seda nagu pilt ette ja siis on nagu lihtsam sisse minna. Aga startupi tehes, ma arvan, nagu üldse sa peaksid nagu olema nagu rohkem valmis all in minema mingites kohtades, sest sa teed midagi, mis peab nagu kiiresti kasvama. Et kui me nüüd defineerime startupi, mis on nagu VC fundid, siis see on nagu täiesti teine nagu mängumaa, sa pead kasvama, sa pead tegema julgeid otsused erinevates kohtades. Et kui sa ei tee VC fundid asju, siis on võimalust igast asju teha sinna, et sul on aega võtta ja vaadata, kuhu sa lähed ja nii edasi, aga kui sul VC raha on mängus, siis seal on juba see nii-öelda kordaja multiplayeri nagu surve on peal, et siis sa pead nagu minema ja siis ei ole mõtet ju enam tagasi hoida, et siis tuleb uskuda selles, mis sa teed ja minna edasi ja kui sa tegid vale otsuse, siis sa muudad seda lihtsalt. Miks ma võib-olla seda küsisin eelmistes saadestes nii Kaariga kui Lindaga tuli just nagu välja, et et eks ikka kui nemad ju on rahastajad ja kõik, kes tahavad endale superägedat tiimi kohe ümber, värvata enda ümber, et siis see natuke nagu paneb kahtlema, et tegelikult on vaja kuhugi enne jõuda, kui neid inimesi võtta, et sealt see Karmeni küsimus, et teil oli kohe olemas, et esimesed inimesed üldse nagu ei võtnud, et ta alles nüüd, kui on nagu 60+ inimest, värbate nii-öelda noori ja kes võib-olla on esimese töökogemusega alles, et siuke hea julgus. See on nüüd nagu võib-olla nagu keerukas vastata, et ega nagu alguses olid ikkagi nagu Martin ja Mihkel, kes istusid ja tegid kõike nagu oma jalgse ja siiamaani päris palju, et meil ei ole täna ühtegi inimest, kes oleks nagu juht lihtsalt, et meil on kõik inimesed, kes on hands-on, kõik inimesed on iga päev toodavad midagi, et ei ole nagu sellist nagu puhtat juhtimislevelit isegi veel. Meil on vist meie inseneride tiimis on vist mingi 6-7 CTO level inimest, kes on CTO-d on kunagi ja täna nagu fully hands-on, et see on nagu lihtsalt see teistsugune viis, et me hästi palju alustasime sellega, et me hakkasime ise tegema asju ja kui me enam midagi ei jõudnud teha või mingis kohas nagu lihtsalt ei osanud teha, siis me lihtsalt otsisime inimesi juurde, kes nagu tulevad ja teevad seda asja, et ma olen nagu nõus sellega, et sul on mingi pitch deck ja midagi loonud ei ole ja siis need värbad järsku mingi 10 kallist inimest, siis see on nagu võib-olla nagu mõttetu töö. Aga me tegelikult juba olime päris mõnda aega ehitanud asja ja siis nagu step by step teeme siis inimesed juurde endale. Ja see on tegelikult
täpselt see, millest Linda ka rääkis eelmine saade, et sa pead lihtsalt nagu seda planeerima ette, seda kasvu ja sa pead nagu nägema ette, milliseid rolle sul on vaja, et sa ei lähe neid palkama siis, kui sul juba nagu on kriitiline. Et natuke ette näha, aga selles mõttes sa tõid ise Martin ka väga hästi selle välja, et see on risk värvata nii kallist inimest, aga kuidas te seda riski nagu ära haldate, et see ennast ära tasub, et kas teil on mingid kindlad mõõdikud, kui nad teile majja tulevad või on see värbamisprotsess teistmoodi üles ehitatud, et kuidas teie seda riski haldate? Võtate lihtsalt sõbrad tööle? Või nagu selles mõttes sõbrad tööle, et kellega koos on töötatud, kes on oma selle nii-öelda track record juba varasemas kohas tõestanud? No enamus inimesi ei tea või me ei tunne, et alustad ikka sellega, et sa lähed vaatad nagu kõige lähedamalt inimesi ja keda sa võib-olla oled ennem näinud ja kogenud ja nii edasi. See on nagu lihtsustab kõike seda asja, sest sa lihtsalt, sul on nii palju nagu pidepunkti aru saada, et kes see inimene on ja lõpuks on ka see, et hästi suur küsimus on mitte selles, et kas see inimene on hea, vaid kas see inimene nagu sobib sinu organisatsiooni. Et sul võib olla väga hea inimene, kes ühte organisatsiooni sobib ja teise mitte, et see on nagu hästi oluline nagu aru saada sellest ja et sinu ja inimese nagu enda ambitsioonid oleksid nagu samas kohas. Et kui nad ei ole, siis ei ole siin ka midagi teha. Et meie nagu värbamine on, see on kasvanud või nagu arenenud, et alguses nagu värbasime nagu puhtalt nagu founderid värbasid ja tegid kõik intervjuud, siis tänaseks on natuke rohkem mingit struktuuri seal tekkinud. Täna kõik inimesed ikkagi on founderitega veel intervjuus, üritame aru saada, kes on. Samas need inimesed, kes võib-olla meil täna tiimide juhid värbavad, siis nendel on, me oleme neid ka värvanud ja me oleme valideerinud nende mingid arusaamised. Et siis see nagu läheb sealt edasi. Me teeme hästi palju kodutöid, et aru saada, kes sa oled, mis sa päriselt teed. Täna kusjuures hästi põnev on see, et me oleme mingites kohtades ütleme inimestelt, sa võid AI-d kasutada oma kodutöös, aga saada mulle näiteks oma see AI vestluse link ja siis on põnev näha, et mida nagu see inimene nagu teeb, et nagu nii kõik kasutavad, et siis nagu me keeled selle. See on väga hea tipp, et saada see link, kui see sisendid, sest see on üliloogiline, et sa ju kasutad seda täna, et see on nagu, tegelikult on küllaltki rumal, kui sa võtad inimese tööle, kes ei oska kasutada. Ja loomulikult, et see on nagu väga mõistlik, aga siis nüüd hakkab võib-olla rohkem tulema sükest asja välja, mis nagu koolis vanasti oli, et ma ei tea, kas kõigil oli vähem minule kogu aeg öelda, et iga sõna, mis sa kirja paned kuskile, siis sa pead suutma selgitada, miks sa selle sinna kirja panid. Et kui sa kirjutasid kellelgi maha mingi asja ja siis sa üritasid seda ette kanda ja sa ei teada, miks sa selle kirja panid, siis see on nagu päris suur probleem. Ja kuna AI on nagu päris süke efektiivne panna mingid story'd kokku ja kui sa nüüd ei suuda selgitada, miks see seal nagu on, siis on ikka päris suur probleem, et siis mul on paar korda sükse veidra intervjuul olnud, kus inimene ei oska öelda, miks ta selle kodutöö sisse saatis. Aga vahet ei ole, et lõpuks see ongi, et see on kombinatsioon erinevatest asjadest. Aga meil on ka taustal, et sul on 2 pakki, et ühelt poolt on siis nagu oskused seda nagu domeeni teha, mida sa teed, ja teiselt poolt on siis see viis, kuidas sa nagu teed asju, et me otsime kindlasti hästi proaktiivseid inimesi, kes ise tulevad välja ideedega, ise õpivad edasi, nad on hästi uudishimulikud maailma suhtes, selle probleemi suhtes, nad ei karda nagu rääkida, kui nad saavad aru, kas midagi valesti või nad näevad, et midagi valesti, proovid aidata korda teha neid asju. Tihtipeale mõtlevad nagu kliendi suunalt rohkem, et mitte see, et see mingi cool asi, mida teha, vaid see, et nagu, aga kas seda kliendile on vaja, miks seda on kliendile vaja, kas mul on kuidagi mingit validatsiooni, et see on päriselt vajalik kliendile, et juba lihtne on igast ideid nagu realiseerida, mis on kõik jama võib-olla. Et ma arvan, et see, nagu see pehmete väärtuste asi on nagu ka väga oluline, et see seab selle, et kas sinu ettevõte ja sina oled nagu ühel joonel, kas sa toimid teiste inimestega koos, kas see on nagu hea ja lõpuks me saame päris palju tagasidet just selle koha pealt, et isegi inimesed, kes on lahkunud, ütlevad, et nagu mulle ettevõte meeldib, mulle kõige rohkem meeldib nagu töötada nende inimestega, sest nad on nagu hästi abivalmid, näitavad mulle areneda ja kaasa nagu minna teemadega ja mina saan nagu oma tööst paremini minna, aga teine on see, et mul hästi palju õppida inimestelt, et see on nagu sükene kombo.
Võib-olla ma küsingi, sa tõid välja, mis asjad on olulised, et üks asi on domeen ja skill, teine asi on need pehmed väärtused. Et kas teil on ka kuidagi selline välja kujunenud kohe nagu hindate mingeid kindlaid väärtused, seda sama proaktiivsust ja uudishimu või need on see struktureeritud kuidagi? Ma mäletan, me lihtsalt Wise'is ju koos värpasime, seal nagu 4 väärtust, mille järgi nagu kindlalt pidi vastama ja kui midagi ei vastanud, oli no go. Ma arvan, meil ei ole nii hästi veel struktureeritud ja me oleme nagu selle koha pealt veel piisavalt väike ettevõte. Meil on omad väärtused välja kirjutatud. Me suures plaanis teeme intervjuusid läbi nende väärtuste ja meil on ka erinevad nii-öelda tehnilised ja tehnilised intervjuud, et nagu see kultuuri ja see intervjuu on nagu täiesti eraldi nagu tsükkel, et aru saada, et kas inimene ikkagi on nagu meiega samal lainel või mitte. Ja tihtipeale me saame aru, et ei ole näiteks. Nüüd on siis nagu huvitav küsimus, et mis sa teed nagu, et kas sa võtad riski ja värbata või ei võta seda riski. Mis sa teed? Mõlemat pidi oleme teinud, et me oleme leidnud ühe inimese, kes tõenäoliselt on väga hea omas töös, aga suures plaanis on ta nagu pangandustaustaga. Ja pangas toimuvad asjad teistmoodi, et kui meie reliisime 100 korda päevas, siis pangas 1 kord aastas. Et siis sa teed otsus järgmise aasta planninguks, siis meie teeme otsuse tänasesse, et me saaksime asjad nagu hästi palju nagu muutust on. Samas on see, et sul on pangas hästi selge struktuur, kuidas asju teha, meil sa pead ise looma selle. Nüüd ongi see, et sa saad nagu aru, et ta on tegelikult ei ole see nagu loome koha pealt, et ta tahaks manageerida seda protsessi ja siis mõtled, et nagu üritad aru saada, kas ta nagu on seda valmis tegema või mitte. Ja siis sa nii-öelda väitled taga seal nagu piisavalt kaua ja me oleme, paaril juhul me oleme nagu täiesti pangi pannud sellega, sest inimene ütleb, et see ei ole, et on nagu, mulle ei sobi selline viis töödata, mis on ka okei. Ja nagu kui inimene, nagu mul on hästi palju respekti ühele inimesel, kes nagu oli 6 aega, vaatas ringi, ütles, et pole minu teema. Ja see on nagu fine. Me oleme nagu jätkuvalt nagu sõbrad ja ma soovin talle edu ja nagu suured tänud, et sa ei raisanud mu aega rohkem. Et selles suhtes, et sa raiskad enda aega ja minu aega, et nagu lähme teeme midagi kasulikku ja lahkume. Et hullem on siis see, et kui sa seal jaurad ja väidad mingit vastupidist ja su ego ei luba nagu kuttida, siis sul ei ole hea. Aga teinekord inimesed muutuvad, et inimestele mitte võib-olla ei muutu, vaid nad on lihtsalt vales keskkonnas olnud. Ja vahel ei ole aega selleks muutuseks, et isegi kui nad nagu tahaksid muutuda, nad ei muutu, aga mina alati nagu mõtlen niimoodi, et me kandidaadid ootame hästi ausad vastused, kas ta on valmis või midagi. Aga tihtipeale me peame lihtsalt küsima ka nagu konkreetselt või ütlema, mida me tahame, et jätta seda õigust siis neil nagu, et kas see sobib või ei sobi. Et vahel on, sa teed nagu intervjuu ära ja siis ma ei tea, kas ta oli ikka piisavalt, siis sa mõtled oma peas ja arutad siis võib-olla teise kaasinterveerijaga. Siis me alati nagu saadame nagu oma mingi küsi kandidaadi käest. Ja siis, kui ongi need riskivärbamised, et siis need ootuste juhtimine nagu paika panna. Et mitte oodata, et äkki ta õnnestub, vaid need on konkreetsed need ootused, et kuidas sa siin õnnestud. Ja siis on jälle see valik, et ütleb, kuule, tegelikult see mulle ikkagi ei sobi. Aga see on nagu, see on jälle, tuleb selle koha peale, et teoorias on kõik hästi lihtne, praktikas läheb hästi keeruliseks, sest nagu 95% inimestest, võib-olla isegi nagu peaaegu 100% inimestest ei ütle sulle, et kui sa ütled, et mul on niisugune keskkond siin, kas tahaksin seda töötada, siis ütlevad jaa. Ja siis saad seal nagu, kas see on päris hea või mida see tähendab, või sa tahad tööle tulla siia, et see on nagu, kuidas me saame nagu päriselt sellest nagu aru. Ja mis nagu tihtipeale aitab, on see, et sa võib-olla sa üritad nagu minna rohkem detailidesse ja nagu seda värvikalt nagu tekitada seda olukorda. See võib mõnikord hirmus olla ja tihtipeale, kui sa seda väga detailideni nagu värvid ette inimesele, siis ta ongi keerulisem ja nagu hirmuäratavam võib-olla. Aga kui sa saad aru, et see ongi okei, siis nagu fine on. Et aga sa pead teinekord minema süvitsi sinna. Ja, sest teinekord sa tahad siin, see keskkond meeldib ja temal on hoopis teine pilt sellest keskkonnast ka ilmselt, nagu see päriselt on isegi, et ta võib nagu... No kõigil inimestel on oma pilt maailmas ja nagu tihtipeale on kas nagu subkultuurid ja sul ettevõtete sees ja nii edasi, et kuidas sa selle nagu... kuidas sa ikkagi saad aru lõpuks sellest inimest. No lõpuni ei saagi, et lõpuni sa pead tegema nagu mingi ootuse, aga suures plaanis sa intervjueerid, siis minu peas on nagu 3 nagu numbrit, et sul on nagu fuck no, maybe, fuck yes, rohkem väga ei ole, et kõik ülejäänud on nagu irrelevantsed, et ma eeldan, et kui
kui on niisugune nagu maybe, siis seal peab päris palju proof point'e tulema selleks, et see inimene nagu hea. Kui on fuck no, siis pead nagu, see peab ikka väga suur punkt olema, et keegi, nagu ma on täiesti okei, kui keegi override mind, aga siis ta peab nagu väga selgelt põhjendama, miks see nagu tõesti on nagu hea inimene. aga kas sa annad siis nagu see fuck no puhul igale inimesele nagu võimaluse seda nagu vastupidist tõestada või see tuleb tiimisisene initsiatiiv, et me ikkagi võiksime talle anda võimaluse või millal see üldse olukord tegib, et seal saaks nagu kuidagi no sul on ikkagi mängida? Lõpuks on keegi, kellel on seda inimest vaja. Kas mina värban seda inimest endale ja siis ma pean ise aru saama, kuulan inimest, et mis need nagu nende kriteeriumid on ja mis nende rating on sellele inimesele ja mina teen lõpuks otsuse. Kui mul on keegi teine värbab näiteks tootesse või opsi, inimest on keegi nagu nii-öelda team leader, siis mingi hiring manager, siis on tema roll. Et kui sa nagu ütled, et see on ikka jama nagu siin, siis lõpuks tema teeb selle otsuse, et kui ta ikkagi arvab, et see on nagu õige inimene, mida teha, siis nii on. Et see on fine. Aga ma arvan, et sellistes kohtades tuleb nagu, kui sa ütled nagu väga selge ei, siis peab nagu korraks maha istuma ja mõtlema, kust see ei tuleb ja miks see tuleb. Et eks nagu niisama naljalt see ei ütle seda. Aga samas mul on näiteid, kus ma arvan, et kõik Wise'i kõige paremad tooteinimesed on saanud ei alguses Wise'i protsessis, et siis sa nagu tood nad nagu vastu karva sisse ja nüüd on nad Eesti Wise'i juhid. Üliäge. Aga kas ma saan õigesti aru, et te Mihkliga olete siis nagu kõikidesse rollide värbamistesse mingil etapis protsessis kaasatud või okei? Et ma arvan, et täna on veel okei, et ühel või teisel moel nad käivad nii-öelda meie laualt läbi. Ja ma arvan, et see võib-olla Wise'i puhul ka nagu, et see oli midagi, mis nagu kandis seda kultuuri aitas ehitada ja eks see on kahtepidi oluline, et üks asi, et sa valid endale parimad inimesed, aga see on ju kandidaadile ülimotiveeriv, et saab aru, et kas ma käin seda sama jalga nagu founderid või ma tegelikult ei käi ja ma võib-olla vean neid alt. Jah, see tulebki tagasi selle juurde, et sul on nagu limiteeritud aeg, sa tahaksid, et sa teeksid õiged otsused sellega, selleks, et õiged otsused teha, sul peavad olema õiged inimesed sellega ümber ja selleks on see päris oluline, et see tiim ehitada. Et kui sa ehitad selle valesti, siis läheb kõik raskemaks. Jah, aga lähme võib-olla selle juurde, kui te hakkasite UK-s samaaegselt Eestis ehitama, siis Eestis teid teati vähemal või rohkem määral, aga UK-s olid ilmselt ühed üsna tundmatud mehed. Siis, aga samas 4 aastaga olete üles ehitanud niisuguse maailmatasemel tiimi, et kui sa lähed sinna täiesti algusesse tagasi, siis kuidas te saite need eksperdid endaga liituma, uskuma, et see on väärt samm? Ma arvan, et see nagu meie teadmine või mitte teadmine, ega nagu riigiti väga palju lõpuks ei erinenud, ega keegi ei teadnud, et ega me tulime küll Wise'ist, aga nagu mida see nagu lõpuks tähendab. Minu mõelest ma lihtsalt ütlen selle vahele, et ega Wise'iga, aga täna võib-olla teataks, ma nii mäletan ka Wise'is, ma mõtlesin, et kõik teavad, nagu keegi pole kuulnud ka Wise'ist, me olime juba selleks hetkeks nagu mingisugune 500+ inimest, ikka keegi ei tea nagu. Seda tihtipeale nagu kipub, et me mingites kohtades ka üle hindame nagu seda teadmise mõju, et see on nagu huvitav, et ma võin tuua üks absurdse näite nagu Lightyeariga, kus me olime mingi investeerimisklubi üritusel, meie sponsoreerisime seda, meie olime laval, meie logod olid seal, me rääkisime seda, mis me teeme, miks me teeme seal. Ja siis ma pärast sattusin mingi inimesega rääkima, küsisin, kes ta on, ütlesin, kes mina olen, siis no clue. Mõtlesin, ma olen Lightyearist, pole kunagi kuulnud. Mõtlesin, et okei, ta olid Lightyeari sokid jalas muideks. Kuidas see nagu juhtub? Aga see on see, et sul peab olema hästi palju nägemist, et sa näed seda ühte ettevõtet hästi palju ja siis lõpuks see nagu jõuab kuhugi. Aga ma arvan, et sul nagu sellest on õigus, et nagu Wise'il on Eestis on nagu rohkem kõlapinda kui UK-s, sest UK on lihtsalt suurem ja seal on palju rohkem erinevaid nagu ettevõtteid ja tegemisi ja võib-olla Wise ei ole nii kirgas kriit sellega. Aga ma arvan, et värbamine oli nagu selles suhtes sama, et meil oli mingid inimesi vaja, me võtsime listi, et kogu oma LinkedIn'i, käisid siis ükshaaval läbi, keda sa tundsid, küsisid nagu tutvusi kuskile, kelle iganes kaudu sa said ja sa üritasid siis nagu leides kõige paremat nagu fitti, et mõned inimesed me leidsime nagu oma tutvuste ringist, aga mõned inimesed tulid läbi mingite teiste soovituste jälle, et näiteks me üritasime marketingi inimest värvata, suhtlesin mingi 100 inimesega, nagu ei leidnud ühtegi, kellega meil oleks nagu hea klapp või mis iganes.
ja siis me lõpuks leidsime siis oma UK marketingi inimese niimoodi, et ma rääkisin ühe oma ex-Wise'i sõbraga, ütles, et temal tuli idee, ütles, et comms ja marketing, et nagu same, ärge vihastage nüüd kõik, aga nagu mõlemad ju tahavad ju selgitada, kes sa oled, on ju, et nagu natuke erinevad tööriistad, aga ta teab ühte comms inimest, kes on nagu väga tore, et räägime siis temaga. Ja tema oli just läinud UK hästi suurtesse mingi comms agentuuri tööle ja hästi edukas ja mis iganes. Ja meil oli hästi hea klapp, et me reede hommikul hakkasime rääkima, põhimõtteliselt terve reede rääkisime ja reede õhtuks kirjutas lepingule alla ja siis liitus mingi Eesti ettevõte, kas Delfis, kes pole midagi teinud veel ja mitte midagi ei ole. Et, ja siis nii on, et see on natuke nagu juhustega ka, aga ma siiamaani, et käin oma LinkedIni läbi ja ma ei mõtle ainult nagu oma networki, vaid ma lihtsalt lähen ja vaatan, et mõtlen, et okei, et mul on UK-s sellist inimest vaja, kus need inimesed on, leiad need 10 ettevõtted, kus need on, siis lähed vaatad, kes seal töötavad. Talent-Hubi töötab. Siis sa kirjutad neile, ütled, et jõu tule tööle ja mingi hetk kirjutavad inimesed sulle, keegi kirjutab sulle tagasi ja siis lähed edasi sealt, et nagu nagu ma olen õppinud, et kui sa nagu küsid, siis nagu saad, mitte alati. Peab rääkima, mis sa tahad, on ju. Hämmastavalt palju on võimalik lihtsalt küsida ja tihtipeale ütleb inimene, et tundub põnevat asja teed, aga ma ei ole huvitatud, aga mul on tema, kes on huvitatud, et see ikkagi ootamine ei tasu ennast ära, et tuleb tegutseda. Mul tekkis kohe nii palju küsimusi siit, mulle tundub, et sa oled väga involved selles värbamises üleüldse, et kui me siin erinevate ettevõtetega teeme koostööd, siis ei ole kõik tegevjuhid nii hands-on värbamises, kui mulle tundub, et sina oled. Kas te üldse kasutate agentuuri või mingid kõrvalist abi? Okei, kõik on majas sees? Kõik on majas sees. Väga kihvt. Mille põhjal te otsustasite, et keda värvata Inglismaal, keda värvata Eestis, et kas see oli... See on asi, mis on teoorias üks praktikas teine, et see on tegelikult päris huvitav teema. Meil oli kogemus Wise'ist ja see on nagu huvitav, et kui me nüüd astume veel sammu tagasi. Kui me ehitasime Wise'is, maailm oli selles kohas, et oli Skype just olnud edukas, olid mingid insenerid tehtud Eestisse, olid ka... Mina kutsun seda valgustuseks, et see on nagu sul olid Skype'is mingid tüübid, kes said valgustatud kahel moel, et nad said aru, et sul on võimalus teha maailma tasemel asju ja nagu tootepõhiseid asju. Kui sa saad maailma tasemel toodet ehitada, siis hakkavad asjad juhtuma. Ja siis nad said natuke rahapakiga vastu pead ja siis hakati tegema mingeid asju üle Eesti. Toote inimesi seal ei olnud, marketingi inimesi seal ei olnud, igast muid inimesi ka ei olnud. Siis tuli Wise, siis hakkas nagu olukord, et okei, meil on vaja mingeid inimesi värvata erinevates kohtades. Me tahtsime, kui ma läksin Wise'is, Wise hakkaski looma alles Eesti Tallinna kontorit, nagu suuremal määral tegid engineering centerid ja kõik need asjad sinna. Ja väga raske oli värvata näiteks tooteinimesi, sest pole olemas sükest inimest, pole keegi sükest Eestit näinud sükest kontseptsiooni. Ja siis ma värvasin inimesi nagu Lars Trulenit teada, oli kirjutanud matemaatikaõpikuid, et siis oli, kõik inimesed olid ennem teinud mingit suvalist asja ja siis nad vaatasime, et okei, tundub normaalne ja siis väänasime nad nagu toote inimesteks. Juhtus valgustamine, siis nagu mingid inimesed said nagu asjadest hakkasid aru saama ja siis said aru, et mis on toode ja et sa saad üle maailma teha ja said pappi natukene. Nüüd me mõtlesime, et fine, meil oli ikka sama asi peas, et nagu Eestis marketingi inimesi ei ole, et me värbame need Inglismaal, insenerid värbame siia. Juhtus enam vastupidi, et me värbasime marketingi siia ja insenerid sinna, sest sul hakkavad mingid muud asjad rolli mängima. Üks on see, et Eestis ei ole kunagi ühtegi brokeritsi ehitanud, et nagu pole olemas sükest kontseptsiooni, pole ühtegi inimest, kes oleks sükest asja teinud. Me täna üritame brokeritsi värvata, nagu, keda sa värbad, Eestis ei ole sükest tööd. Et siis sa pead mingid rollid värbama ja Inglismaale, aga marketing on ka jõudnud siia. That's it. Pool meie marketingi tiimi ei räägi eesti keelt Eestis. Et nagu, eks nad on ikkagi mingi immigrandid, kes on nagu siia tulnud ja õpetavad siis meid siin nagu marketingi tegema. Et see on nagu, keegi teine on selle töö ära teinud, et nad on juba siia toodud mõne teise ettevõtte poolt. Täpselt, et market on Bolt näiteks. Nii edasi, et siis ongi nagu see kombo, et kus keda sa värbad
aga päris rohkem on see, et sa värbad rohkem Eestisse, sest Inglismaa on väga kallis. Eesti on ka juba kallis, aga Inglismaa on veel kallim, et siis sa nagu sätidki selle peale. Et see ei olegi nagu ühtsest vastust, et mingid rollid, et kõik need mingid kore ehitamise asjad, et need sa värbad ikkagi Inglismaale, sest ei tea keegi midagi sellest. Aga siis on mingid asjad, et sa, kuna meil on väga reguleeritud, mingid asjad sa pead värvama Inglismaale, sa pead võtma need inimesed tööle, muud moodi sa ei saa lihtsalt. Ja siis sa läbi ammaste värbad seal väga kallid inimesi, et seda teha. Sest muud moodi sa ei saa litsentsi näiteks. Ja eks teie ehitate täna seda nii-öelda tuleviku doonorettevõtet, et teie kool... Nagu, Skype on ehitanud, Wise on ehitanud, et eks see ongi, see aitabki seda täiustada kogu. Nüüd ongi, et ma arvan, et järgmine põnsk, et nagu, kes inimesed meilt lahkuvad, lähevad järgmisi tegema, järgmise ettevõtteid või järgmise kohta tööle, siis nendel on meie kogemus, mida nad saavad siis nagu rakendada. Isegi kui nad on nii-öelda Eestis, nad saavad tegelikult seda UK kogemust, et nad on ikkagi kolleegid ju. Ja, muidugi, et selles suhtes, et meil ei ole, et see ongi see küsimus sulle, et meil ei ole nii selget nagu miksi Eesti ja Inglismaa vahel, et meil on nagu väga sarnased see, loomulikult see on nagu oleneb ka natuke rollidest ja muudest asjadest, aga tegelikult ma arvan, et Eesti ja Inglismaa startupi keskkond on suhteliselt sarnane. USA on väga radikaalselt teine ja see on nii startupis kui VC maailmas ja nii edasi, USA on täiesti teine ja USAs on meil mingid asju nagu õppida päris palju ja mingid asju me nagu kindlasti ei taha sealt üle tuua, et aga tahest tahtmata USA on väga edukas. Et meil siin Euroopas on veel päris palju teha ennem, kui me nagu sellele levelile jõuame. Me alguses juba rääkisime, et teil on kõik sellised nagu juba kogenud inimesed ja ise ütlesid ka, et eks need A-playerid nii-öelda just kui tõmbavad ligi neid teisi A-playereid, et ega nende juhtimine ei ole ka alati kõige kergem. Võib-olla sa räägid, millised on sinu võib-olla need juhtimisväljakutsed olnud just nagu, mis tulenevad sellest, et sul on A-playerid? No siin on ikkagi hästi palju erinevaid teemasid, ma arvan, aga me oleme võrdlemisi keerukas kohas, et ma arvan, et see kõik see fookuse hoidmine ja lõpuks on, kui sa mõtled, mis sul nagu roll ettevõttes on, et siis ühelt poolt on siis värbamine tegelikult, et mis see roll ikkagi on, et sa nagu, sa juhitad ettevõtet, on ju. Ja teine on siis, kas sa nagu tood tulemuse koju või ei too. Ja tulemused on meie mõistes, me vaatame, et palju meie platvormil raha on, kui palju seda juurde tuleb, kas need tegevused, mis me teeme, et kas see nagu toodab seda. Et seal on mingi väiksemaid faktoreid ümber ringi, aga nagu lõpuks need kõik jõuavad sinna tagasi, et kui sul klienditeenuse kvaliteet on halb, siis nagu sul ikkagi see baas KPI number ei kasva, kui sul on kui sa rikud mingit seadust kuskil ja teed valesti mingeid asju, siis kõik see trust ja kõik see kannatab, et siis sa nagu jõuad lõpuks ikkagi sinna tagasi, et kas su taskid saavad valmis, kas sa suudad KPI-st liigutada ja seda nagu fookust hoida. Et kui sa seda kõike suudad teha, siis on kõik asi läheb lihtsamaks. Et nagu ma arvan, et siis see vastus su küsimusele, et kuidas sa nagu juhid, ongi hästi palju arvasaamist, et kas inimesed on võimelised liikuma kiiresti edasi, kas neil on mingid blokkereid ees, kas nad liiguvad õiges suunas edasi, kas nad julgevad teha raskeid otsuseid, et aidata just nagu seda asja teha, et see on nagu see igapäevane nagu. See ehk siis nagu nii-öelda õigete KPI-de nagu seadmine ka? Jah. Ma mõtlen, kuidas nagu teha need piisavalt ambitsioonikaks just A-playerite jaoks, et kes nagu ongi ilmselt nagu võimekamad, kes ongi nagu tahavad ära teha, et aga kus see piir läheb, et see ei lähe üle sellest, et eks see, kui sa särad nagu, siis sa võid nagu, öeldakse, et põled, enne sa pead heleda löögiga põlema, siis saad läbi põleda, et see piir nagu, kuidas seda tunnetad? See on niisugune huvitav küsimus, et nagu, mis on siis nagu see ambitsioonikas KPI, et see nagu tuleneb hästi palju ka taustsüsteemist, et meie maailm on, see maailm, kus ma opereerin, on väga suur. Et mis on, kui sa vaatad, kui palju on Euroopas raha ja isegi kui me võtaksime kogu Eesti turu ära, siis me oleksime ikkagi nagu murdosa kordaja kogu selles Euroopa maailmas. Et see on hästi-hästi suur, selleks, et jõuda mingi arvestatava positsioonile, seal sa pead hästi kiiresti kasvama. Sa pead tegema mingid otsuseid väga õigesti. Et nüüd, kui sa sealt tagasi tuled, siis saad aru, et kõik see KPI-d ongi päris ambitsioonikad. Et nad peavadki olema, sest kui sa kasvad, ma ei tea, 20% aastas, iga aasta, siis sa nagu mitte kunagi ei jõua põhimõtteliselt sinna nagu Euroopa turuni, et sa pead ikkagi kasvama kordades.
et sealt siis tulebki, seal pead leidma inimesed, kes tahavad sellist kasvu teha, nad on nagu, tahavad mõelda sellisel levelil, nad on valmis teinekord tegema raskeid otsuseid läbi selle ja siis on mingid asjad on nagu, tuleb võib-olla domeeni teadmisest, et kas sa saad aru, mis on õige otsus ja mis ei ole, et teinekord lühiajalised kasud võivad ohtlikud olla su ettevõttele, et sealt tuleb siis nagu, kas sa saad aru, mis toodet me ehitame, kas sa saad aru, mis on pikaajaline kasv ja sa suudad sinna teha. Ma toon sulle nagu näite, et meie maailmas on hästi lihtne minna nii-öelda gamblemise maailmas, kus inimesed hakkavad siin treidima hullult edasi-tagasi, back and forth ja proovima kavalamalt turustalla ja nii edasi. Ja sellega on võimalik nagu väga nagu kreeni minna, aga juhtub paar asja, et võib-olla su ettevõte teenib korraks palju raha ja sa saad oma KPI-d nagu täidatud, aga probleem sellega on see, et ükski nendest ettevõtetest ei ole kasvanud suureks. Euroopas ei ole ühtegi ettevõtet, mis oleks nagu muljet avaldav sellises valdkonnas. Kus on raha on rohkem ikka pikaajalised investeeringud ja nii edasi. See tähendab, et kui sa teed korraks oma selle nagu, lükkad oma KPI korraks nagu rohelisse läbi selle, aga sa tegelikult hävitad nagu long term nagu proportsiooni nagu kliendile, siis sa oled ka nagu keerulises kohas. Sealt tulevad siis nagu need võib-olla kogemused, need asjad, mis aitavad sul nagu päris hästi nagu edasi liikuda. Hea selline nagu võrdlus oli. Nõus. Kuidas sa motiveerid neid? Üks asi on see kindlasti see ambitsioonikas KPI, see peakski vist ilmselt olema see põhimotivatsioon nii-öelda töötajatele, aga on sul veel mingisuguseid salanippe, mis motiveerivad? Pingsilaud. Pange kõik kõrvale. Aga on teil pingsilaud, jah? Veidral moel on meil pingsilaud. Ma ei tea, kas keegi mängib ka seda ausalt öeldes. See oli meie office managerile kodus kuskil pingsilaud vedalas teisele kontorisse. Ma arvan, et keegi ei mängi seda, aga mis motiveerivad? Ma arvan, et see on motiveerivad see, et kõigepealt sul on see ehitad asja, mida on nagu vaja inimestel. Et see on nagu, sa lood mingit väärtust, et igased erinevad viisi on, aga minu maailmas nagu mina tahan kulutada oma aega väga spetsiifiliselt asjale, mis on nagu vajalik, et muid asju ma arvan, et waste of time, et lihtsalt raha pärast midagi teha on nagu veits mõtet. Teine on see, et sa saad seda päriselt ise mõjutada, et kui sa nagu ehitad midagi, siis näiteks, miks inimesed tihtipeale näiteks pangast vaatavad meie poole nagu, et nad tahaks ka tulla siia, on lihtsalt see, et sa teed igast asju seal, iga päev toodad midagi, kas nagu päriselt mõjutad ka midagi, on see nagu, kindlasti kuskil mingi mõju on, aga kas sa nagu saad öelda, et mina tegin seda nagu väga vähe. Et meil on nagu päris palju saad öelda, et mina tegin selle ja nagu sa näed, kasv läks paremaks, inimesed on õnnelikumad, mis iganes, et see on nagu see läbipaistvus sinu nagu töösse on nagu päris suur. Loomulikult see, et see kõik see ambitsioon ja kasv ja kuhu me tahame välja jõuda, on väga suur oluline osa. Aga lõpuks tuleb ma arvan ka niisugused praktilisemate poolte juurde, et sul on kõik on ju ettevõtte osanikud, sa lood seda väärtust endale, kui ettevõte läheb väga hästi, siis läheb ka sulle hästi. See on nagu päris suur motivaator läbi selle, et kõik, kes on nagu mingi Wise'i ja Pipedrive'i ja võib-olla ka Bolti ja mingite sükeste taustadega on nagu näed, mis nagu võimalus see tegelikult on, et see on nagu päris põnev jälle. Ja, ma küsin veel kultuuride kohta ka, et mõni aasta tagasi partner Paktumist Kristjan Korjus käis saates ja rääkis sellest, kuidas neil see USA ja siis on Eesti ongi väga erinevad ja nad tegelikult isegi, et nad on aktsepteerinud, on erinevad, nad ei püüa seda ühtset kultuuri nagu ehitada. Kuidas teil on, et te olete veel nagu väike, piisavalt väike? Kas teil on üks kultuur, teil on kaks kultuuri ja meie on nemad? Kuidas teil on või mis see nagu see eesmärk ka on? No meil on see, et me oleme täna 22 riigis ja varsti 30 riigis, et kultuurid peavad olema, see peab olema kultuuride mitmekesisus, et ma väidan, et sul ei ole võimalik ehitada nagu üle maailma toodet öelda, et meil on ainult Eesti kultuur, et see on nagu väga veider kontseptsioon. Enamus inimesed Hispaanias ei saa aru, millega me siin tegeleme. Sama võib-olla Inglismaa kohta ja nii edasi, et sul ongi erinevad lähenemised, erinevad mõtlemised, erinevad võib-olla attitude ja nii edasi. Ma arvan, et nagu oluline just neid kultuure juurde tuua, et meie näiteks, kui me Ungaris tegutseme, siis meil on inimesed Ungarist meil tööl, kes saavad aru, mis seal toimub. Ja
loomulikult me värbame inimesi, kes on nagu pigem sarnased meie nagu kultuurile ja sellele, aga me embrace ime ka päris palju seda, et nagu sa oledki oma kultuurimaailmast ja see on ka okei. Sest üks asi, mida me nagu läbi elu nagu valusalt on selgeks saanud, on see, et sa ei saa aru päris täpselt, mida inimesed tahavad, kui sa ei ole selle kultuuri osa. Et ma arvan, et minu nagu üks suur õppimiskoht on olnud see, et kui sa tahad sakslastele midagi teha, siis leia see sakslane, kes nagu aitab sul välja mõelda seda asja. Et sa võib-olla saad nagu 85% tehtud, aga enamast ei saa tehtud, et sa ikkagi ehitad mingi Eesti asja ja see on võib-olla väga suur viga, et tuleb nagu embrace ida seda ja see on võib-olla isegi mitte nagu nii kaugelt, et nagu toome ka võib-olla lähemalt sisse, et kui maailma pool populatsioonist on naised, et siis sa ei saa seda ainult meestega ehitada. Sa tahad, et sul oleks ka nagu naised selle ümber. Sa tahad, et sul oleksid inimesed, kes on võib-olla rohkem liberaalsed, võib-olla inimesed, kes rohkem konservatiivsed, et sul peab olema selliseid maailmavaateid. Et meil on näiteks üks asi, mis on tihtipeale keeruline, on see, et investorites on ka ju subkultuurid, et sul on alustajad ja siis on mingid dividendi inimesed ja siis on mingid, kes on fundamentalistid ja siis on mingid tehnilised ja see list on pikk, et ja nendel on kõigil erinev nägemus, et sa ei saa öelda, et see on õige, sest teda ei huvita, mis sina arvad, on ja temal on oma nägemus, sa pead suutma talle ehitada, et siis tulebki see kultuuride paljusus sisse, et sinu töö on siis mõista, miks ta tegelikult niimoodi arvab ja siis sa saad aru, et kas sa tahad talle seda toodet pakkuda või mitte. See on hea kuulda, see saade muidugi läheb natukene hiljem eetrisse kuulajatele, aga täna saate lindistamise ajal on muidugi hästi nagu teemasse mitmekesisus ja kõik see, et mul on nagu hea meel kuulda seda, et kui sa ikkagi ehitad nagu toodet kogu maailmale, siis sa saad seda teha nagu väga erinevate inimestega, mitte siis ma arvan, sa pead seda tegema eriti inimestega, sest tahame või ei taha, maailmas on erinevad inimesed, et kui ma panen nüüd oma ettevõtte juhi mütsi pähe, siis nagu mul on palju lihtsam ehitada seda teenuspakkumist inimestele, kui mul on arusaamine, mida nad teevad. See on toote nagu põhitõde, et võib-olla isegi hea näide selle, et meie maailmast on see, et nagu Robin Hood USA-s on väga edukas, neil on väga hea toode, aga sa nüüd paned selle Euroopasse ja kõik laguneb ära. Ja miks see nagu ära laguneb, on see, et nemad ei suutnud aru saada, et Inglismaa ei ole 51. osariik, vaid jah, nad räägid inglise keelt ja võib-olla mingid sidemed ja mis iganes, täiesti teised seadused, teised inimesed, teised nagu probleemid, teine nägemus. Kui sa astud hommikul uksest välja, siis sa ei näe võib-olla Walmarti, aga sa näed Tescot ja siis inimesed ostavad Tescot, sa pead aru saama sellest. Ja sellepärast neil ei õnnestunud. Aga kuule, ma korra veel tagasi sinna kontorite juurde minna, et üks asi see, et teil on nagu väga palju erinevaid rahvuseid, aga kontoreid on teil tegelikult ikkagi 2, et just nagu see, et võib-olla mis oli et töö nagu tegemise kultuur. Kas see on nagu sarnane teil 2 kontoris või on nagu erinev, et ma mõtlen, kas võtta mingid kellaajad paigas, kuna kella Slackis kirjutada võib või nagu sellised asjad, et on 2 erinevat kultuuri või on ikkagi üks kokkulepitud 5 tööd teha? Meil on nii põimunud need, et me nagu suures plaanis teeme nagu sarnasel viisil. Meil on 2 kontorit ka sellepärast, et meil peab olema 2 kontorit, sest meil on tegelikult 2 riigist on regulatsioon ja siis seal on mingid nõudmised selle peal ja meil ei ole rohkem kontoreid sellepärast, et me ei taha selle regulatsiooniga tegeleda, aga teiselt poolt ka see, et sa ei taha saad ikkagi inimesed koos hoida nii palju kui võimalik, et kui me nüüd toome nagu mingid erinevusi välja, siis Inglismaal puha praktilised küsimused, et Eestis on hästi lihtne kontorisse tulla, Inglismaal ei ole, et Eestis inimesed käivad siin 5-20 minutit, saavad kontorisse enam-vähem ükskõikust otsast, siis Inglismaal siuke tund on tavaline ja rohkemgi veel, et mõned inimesed tulevad päris mitu tundi, et see nagu tihtipeale sa ei tule iga päev kontorisse, et sa oled mingitel erinevatel, näiteks nädala keskel ja lepite kokku, mida nad tulete. Et mingid süksed asjad on kindlasti nagu sees. Aga teiselt poolt on meil see, et me oleme kogu ettevõtte ehitanud siukse flexible working maailma peale, kus sa kõik asjad, mis sa teed, kõik toimub Slackis või siis Zoomis või kus iganes. Et päris palju oleme üritanud ühtlustada seda, et kui sul on
üks inimene koosolekul ja tema on üks inimene UK-st koosolekul ja teised on Eestist, kas või 10 tükki, siis see on ikkagi Zoomis, inimesed ikkagi helistavad sisse, kõik informatsioon on jagatud Slackis, et meil tihtipeale oleme nagu harjunud seda, et kõik on nagu nii-öelda cloudi peal toimiv, sa võid kus iganes olla, sa oled alati kaasatud, sul ei ole probleem, et sa ei ole kontoris. Et sellega sa ühtstustada hästi palju. Ja tiimid on ka nagu risti-rästi tihtipeale, et nad töötavad koos, et seal väga vahet ei ole. Ma tegelikult tahaks sellest kultuurilist erinevuses natuke veel rääkida, sest et kui Kristjan käis külas, siis ta tõi ühe näite, kus näiteks USAs on võib-olla see inimestel nagu erinevus ka selles osas, et kui sa teed, või ütleme Eestis, sa võtad initsiatiivis, sa näed, et midagi peaks justkui ära parandama, siis see on täiesti nagu okei ja keegi ei võta seda isiklikult, aga Ameerika kontekstis inimesed võivad seda võtta nagu isiklikult, et ma ei saa areneda või siis, et keegi teeb nii-öelda minu töö ära, et kas selliseid nagu kontekstist põhinevaid erinevusi on ka UK ja Eesti vahel olnud või siis nagu teie rahvusvahelisel tasandil? See on nüüd huvitavam plaan. Ma kunagi värbasin peaaegu kõikidele kontinentidele inimesi ja seal mingites kohtades tuleb päris drastiline vahe. Et näiteks Wise'is oli kunagi, et ma tõmbasin niisuguse skaala, et see on nagu Ukrainas, Eesti, Inglismaa ja UK ja siis see on nagu niisugune bullshit level on suures plaanis, et nagu kui palju on, Ameerikas on seda palju, Ukrainas on 0, et nagu nad on väga otse, nagu mida nad ütlevad sulle. Ja tihti peale, et sa paned need äärmused, ma ei tea, kas need äärmused tegelikult, see on lihtsalt nagu selle skaala ühes erinevates otsades asjad, paned need kokku ja siis tekivad probleeme lihtsalt sellepärast, et üks on väga otsekohene, teine on nagu soe moe, nad ei saa räägitud oma vahele. Et seal on kindlasti, et kui sa seda Ameerika näidet sisse tood, siis Ameerika kultuur on veidi teistsugune. Inglismaa ja Eesti on juba võrdlemisi sarnased. Seal on mingites kohtades on mingid nüansid, aga ma arvan, et kui sa võtad Eesti startupid ja Inglismaa startupid, siis see nagu ülekattuvus on väga suur juba. Et nagu Inglismaa ja Eestis on võib-olla vahe, aga kui me elame selles nagu startup mullis, siis enamus inimesed, kes on kuskil startupis töötanud, nad on Inglismaaga suhelnud juba ja see on nagu ära ühtlustanud selle, et nagu kõik Eesti suuremad startupid on ühel või teisel moel on kas rahvusvahelised või Inglismaa mingi suunaga, et see kultuur on ikkagi suhteliselt sama, et mingid nüansid loomulikult seal, aga ma arvan, et seal nagu sellist drastilist vahet nagu täna enam ei ole. Mis on võib-olla kompliment tegelikult Eesti startup maastikule, mis on nagu päris kõrgel tasemeline selle koha pealt. Ma just mõtlengi, et ilmselt see aeg on ka mänginud seda rolli, et lihtsalt see arenguhüpe on saanud toimuda. Aga meie aeg on nii kiiresti. Ja, sest Martin peab minema kõnesse kohe, me oleme teadlik sellest, et peame otse kokku tõmbama. Et võtame siin viimase kiire küsimuse. Võid vastata nii, nagu sul kohe pähe tuleb, et pikka vastust ei pea andma. Aga kui on üks asi, mida sa oma valdkonnas muudaksid, siis mis see oleks? Jeesus, ma tavaliselt muudan asju, kui mul on mõte. Et ma ei ole lõpuni kindel, mis see olema peaks. Viitab Lightyeari. Mingid asjad, mis on nagu, mida sa tahaksid nagu, et paremini oleks, loomulikult alustades sellest, et meie missioon, et inimesed investeeriks, ma tahaks, et nad investeeriks rohkem. See on asi, mida me siin muudame nagu aktiivselt tegelikult igapäevaselt. Et teiselt poolt nagu hästi suur nagu südameasi, mis mul selles nagu valdkonnas lisaks on see, et inimesed me hästi palju üritame regulatsiooniga kaitsta inimesi, aga siis on niisugune huvitav aspekt, et tihtipeale see regulatsioon kehtib reguleeritud ettevõtetele, mis on niisugune nagu veider nüanss, et nüüd sul on hästi palju regulatsiooni nendel, kes on võtnud selle litsentsi või mis iganes, siis nendel on nagu pead palju hüppama igast aukudest läbi, et see kõik õige oleks, aga kõrval on sul mingid kasiinolaadsed asjad, mis nagu on täiesti savi, mida sa teed, petad klienti ja vaidled ja valetad talle ja nii edasi, aga kuna nemad ei lähe selle regulatsiooni alla, siis vahet ei ole. Et mida ma tahaks on lihtsalt see, et finantsmaailma nagu lihtsamaks teha, ma tahaks, et see ühtlase mängumaa, ma tahaks, et inimestel oleks nagu lihtsam aru saada, kes nagu päriselt asja teeb või ei ole see get rich quick, et nagu rohkem, et saavad aru, et investeerimine pikaajaline ja see võiks olla sinu, samamoodi nagu sa arsti juures käid ikka aegalt kontrollis, et finantsiga võiksid ka tegeleda aegalt, et kui sa tunned, et midagi nagu valesti, et siis sa teed selle korda ja sul on keegi, kellega sa saad suhelda ja või mingi asi, mis aitab sul selle nagu tulevikku seada nagu õigesti, et see on minu unistus.
nii lahe. See, et nii-öelda see sinu olemus, et kui midagi on valesti tee korda, see lihtsalt on nii korduvalt tulnud tänasest saatest läbi, et ma üldse nagu on nii loogiline, miks see Lightyear ka nii edukas on ja aitäh, et sa võtsid selle aja oma väga kiirest graafikust ja andsid väga holistilise ülevaate, miks Lightyear nii edukas on. Aitäh sulle! Aitäh teile! Jaa, aitäh!